Tere tulemast, kallid külmaväristajad ja armsad kikimooridad sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Oi, kui malbe häälega sa täna oled. Mul on täna veits teist sorti podcast. Vaata, mis teema meil on. Ja ma sellele teemale kohe hakkan rääkima, kuidas ma lähenesin sellele väga... No mis sa vaatad seal? Naasjupea. Ma näitan teile, kuidas meie setup täna on. Setup on täna niimoodi, et jaa, kellegi pea paistab sealt ja siis kassid on jätkuvalt siin võrra taga, aga nad on palju uudishimulikumad ja sussu käib juba väljas ja ühesõnaga, meil elu siin kulgeb. Igal juhul, alustuseks ma tahtsin rääkida pool naljaka, pool kriipiloo. Mingi hetk sõitsin kuskile, ma ei mäleta kuhu, aga rehvivahetuse. Ja keset sõitmist järsku hakkab undama see signaal, mis ütleb, et turvavöö ei ole peal. Ja siis ma muidugi katsusin, kõik oli nagu korras ja mõtlesin, no okei, nüüd on küll täitsa nali, kui ma nüüd pean sõitma sellega, et ta nagu hullult valjult tundeb, sest ta hakkab mul niimoodi, tavaliselt hakkab hästi vaikselt, ja läheb valjemaks ja valjemaks, aga siis hakkas kohe täie valjusega ja lihtsalt pani nagu, jõudsin Keilasse ära, läks ära. Okei, fine, jõudsin mingi error, mingi Andori error. Ja siis seda hakkas lihtsalt ette tulema nagu suvalistel hetkedel ja lõpuks mul ei jäänud muud üle, kui lihtsalt ma peangi nüüd sõitma niimoodi, et mul on kõik turvavööd lukustatud kogu aeg, hoolimata sellest, kas mul keegi istub seal või ei istu. Ja siis ma rääkisin sellest, kui ma käisin nüüd, viisin auto korralisse hooldusesse, siis seal on üks hästi tore töötaja nimega Laivi. Laivi ütles selle peale, et aga võib-olla asi ei ole Andoris, võib-olla sul on lihtsalt üks kummitusreisija seal kaasas. Ja ma räägin sellest podcastis kohe. Mida muud oleks saanudki öelda selle peale. Ja just, nii et järelikult ma sõidan praegu kummitusreisijaga, kes kaalub piisavalt palju, et nõuda endale turvarihma auto arvates. See on minu kriipilugu. Okei, mul ei ole ühtegi kriipit lugu. Mul on ainult suur palve Heavenlyle, et nad lõpuks hakkaks toetama meid, sest et ma ei jaksa enam osta endale neid Heavenly purgikesi. Mis see Heavenly on? See on see vidin. Aha, okei. Ma ei suuda juua lihtsalt vett ja ühesõnaga, mul on vaja vahepeal. Tead, ma võin sulle öelda, et ma ju tegin mingi hetk täiskampaania ja ma tahtsin saada, ma mõtleks see Värskaga või oli see Boržomiga Instagramis. See oli... Maxe Mooritsaga oli ka. M-kumb, ma mäletan, see oli üks sünnipäev veel, siis me tegime ka neid pilte. Ja ei õnnestunud läbi sotsiaalmeedia neid mõjutada, et nad mind toetaksid. Ma ei tea siis, mis saab, aga mis veel? Mul on uued prillid. Väga naisid, väga naisid. Iga korraga lähevad järjest suuremaks, sest ma jään iga korraga järjest pimedamaks. No suured raamid peavad olema, mulle täiega meeldivad. Ma tahtsin läbipaistvaid saada, aga nad ikkagi üldse ei istunud mulle ja siis ma mõtlesin, et no lugu pealegi. No väga hästi istuvad need igal juhul. Aitäh. Kas me räägime nüüd tänasest teemast või? Räägime tänasest teemast. Sa tee sissejuhatus, sest et ma tean, et siis Messengeri ei vaata, ma panen sulle nii ka 2 pilti sinna, mida ma ütlen, millal sa võid vaadata. Okei, ma ei otsinud sulle nende tüüpide pilte välja, aga sa ilmselt tead, millised need välja näevad. Aga ühesõnaga, meil on täna Patreonide valitud teema saade ja kui ma ei eksi, siis see teema, mis võitis, kandis Patreonis ka pealkirja lummavad mõrvarid. Või lummavad kriminaalid või midagi sellist. Ühesõnaga, teoorias, mida mina see hetk mõtlesin, et kui ma seda teemat sinna kirja pani, olid siuksed hotid kriminaalid, kes on jäänud lisaks sellele, et nad on mingi halva asjaga hakkama saanud silma
ka sellega, et nad näevad sitaks head välja ja no a la Ted Bundy ja siis see, kes meil praegu on see Luigi Mangione, on ju. ja seda täna saab ka. Väga hea. Sest et mina otsustasin, et ma võtan need kõige värskemad, sest et ma olen nendest kirjutanud ise just siin viimase aasta jooksul ja mõtlesin nagu why not, seda enam, kui nad nii kuradi hotid on. Jah, sellel on muidugi oma see, mina olen kirjutanud jälle sellest omal ajal palju, et miks naised armuvad kriminaalidesse. Ma olen sellest ka kirjutanud, aga ma mõtlesin, ma seda ei võta, küll aga ma võtsin sealt 4 punkti välja, mis need põhipõhjused on ja nendest kuulete ka. Boonuses võib-olla siis. Võib-olla. Mina lähenesin sellele omamoodi, sellepärast, et mul oli 2 asja oli ootamas, üks lugu oli juba valmis, mida ma ammu otsisin õiget hetke, kuhu teda panna ja siis ma sain selle sinna alla sokutada, kui ma alustan sellega, siis ma kohe räägin ka, kuidas. Ja teine ei ole üldse kriminaal, aga ta läheb vist sinna alla ikkagi, ma püüan leida oma õigustuse. Okei. Sest et ma arvasin, et mul tänapäeval aega, sest et arvad, et sa oled töötu inimene, sul on aega, aga ma hakkasin hoopis raamatupidamist tegema ja ma tegin selle vea selles mõttes, et siis ma mõtlesin, ma panen ainult 1 arve sisse ja siis ma mõtlesin, vaatasin, kurat, mul on märtsist alates mingid augud, on ju. Ja vaata, siis kui sa juba hakkad sinna hüperfookusesse lähed, siis on nagu nii kuradi raske. Nii et vabandust. Ma püüan järgmine kord on kuulajate saade, nii et ma püüan siis paremini. Aga ma siis kõigepealt võime alustada, on ju. Nii, ma panen endale siis selle loo poisikese. Ütle mulle ka, millal ma piiluda võin. Ma näen, et sa siin oled saatnud midagi, aga mida seda ma ei näe ja uudishimu sööb mu seest ära. Ja ära veel vaata. See on selle jaoks, et ta oleks ikkagi vaata notes, oota, mis asi see on, mida ma kasutasin siin? Tekst. Edit. Ei. Pages, issand. Mitte tekst edit. Pages on selles mõttes hea, et ta mahub täpselt siia külje peale niimoodi, et ma näen sind ja ma näen ka lugeda. Wordiga mul ei ole õnnestunud see hea praktika. Drive'i need töötavad ka üsna edukalt niimoodi. Mis asjad? Drive'i link, lihtsalt nagu 200 interneti akent kõrvuti. Noh, meil kõigil omad tehnoloogiad. Niisiis. Ma võtsin selle, ma jõudsin selleni vist läbi meie armastatud Jürgen Puistaja YouTube'i äkki. Mul on tunne, oli see esimene kuskilt see vihje, kus ma sain, kui ma vaatasin mingit igasugused Eesti 90ndate grupid, mis on Facebookis, siis ta vist pani sinna mingi videolingi Tartu allmaailmast 90ndatel ja ühesõnaga, ja siis sealt ma leidsin selle case'i. Igal juhul me läheme siis aastasse 1995, on jõulu esimene püha, 25. detsember. Ja selle hilisõhtul siis leiti Tartu linna piirilt Country hotelli eest oma auto kõrvalt tapetuna metsaärimees, 31-aastane Aleksander Kuusik. Ja nüüd sa võid vaadata seda ühte pilti hoolikalt, see on see, kus on ainult üks mees peal. Ma panen siis Aleksandri siia ilusasti ette, ta läheb sinna lummava alla küll, ma arvan, väga ilus mees. No jaa. On ju, väga lumbav mees. Mida ta siis seal hotelli juures tegi? See Country hotell oli siis 95. aastal suhteliselt just avatud, ta oli väga peen oma aja kohta ja sinna olid siis kogunenud jõulupidu pidama kohalikud ärimehed. Ja siis, kui need algsed uudised välja tulid, siis ega siis väga ei tahetud kinnitada, et nad on põrandaaluse maailmaga seotud. Aga tagantjärele me muidugi teame palju rohkem. Nii et selles loos on siis lummav kriminaal, nii ohver kui ka kriminaal. Aga sellest, et see Kuusik on seotud siis jõukudega, liikus tegelikult 90ndatel juba erinevates ringkondades päris palju ja Jürgen Puistaja rääkis siis seal oma videoloos, et Aleksandri kohta levis siis järgmine legend. Nimelt olevat ta kunagi omast kodus teda häirinud tänavalaterna aknast puruks tulistanud. Mis on nagu
ma mõistan seda kusjuures. Selleks on silmaklapid, ma ei tea nagu, ma ei tea. Silmaklappidega sa sarja ei vaata ju. Siis on kardinad, ma ei tea, ühesõnaga. Kardinad paistab ka läbi vahepeal. Ühesõnaga, nii. Aleksander ei olnud vist, no ma ei tea, mis iseloomuga ta oli, aga igal juhul talle meeldis tulistada lampe, mis nagu ei pruugi mulle hästi lõppenud. Nii, aga siis, kui me läheme tagasi sinna saatuslike õhtusse, siis oli Kuusik läinud peoruumidest välja parklasse, et panna siis oma 5. seeria BMW-sse videokaamera, millega ta oli siis pidu filminud. Talle lähenes aga mõrtsukas, kes talle tulistas 3 kuuli pähe. Ja Sõnumileht kirjutas jaanuaris 96, et suure tõenäosusega langes siis Kuusik hoopiski palgamõrva ohvriks. Ja Jürgen Puistaja on siis öelnud selle kohta, mille pärast ma algselt võtsin selle, et tegemist on siis ainsa tellimusmõrvaga, mis on Tartus toime pandud. Ma ei saa seda fakti kinnitada ka ümber lükata, aga vähemalt mingil hetkel see nõnda siis võis olla küll. Politsei ei olnud selleks hetkeks 96 jaanuar siis eriti ühtegi inimest, mitte ühtegi inimest ei olnud vahistanud, aga oli selge, et Kuusiku tapmine ei olnud mingisugune olmemõrv, ütles eriti tähtsate asjade uurija Riho Tamm. Ja ta lisas, et mingil juhul ei saa välistada palgamõrva. Tsiteerin, mõrva põhjustas tõenäoliselt raha. Praegu selgitame, kas ta oli ise võlgu või oldi talle. Ja Kuusik oli siis seotud mitme äriga, peamiselt siis metsaäriga tuli hiljem välja, aga see politsei ise nagu välja ei toonud seda. Ja siis Tamm niimoodi vingerdis ütles, et tema seotus mingi üldtuntud kuritegeliku grupeeringuga ei ole uurimise käigus kinnitust leidnud. Oh boy, kus siin kõik asjad muutuvad kohe pea. Selgus siis, et mõrva oli tellinud allilmas tuntud Robert Pohlak, kellest muide oli juttu just kas 2 nädalat tagasi äkki Õhtulehes, sest Pohlak taotleb enneaegset vabastamist vanglast, siis ma mõtlesin, et mul on see lugu juba valmis nii ammu. Et kui ma teen nüüd selle siis, kui ta välja tuleb, siis on pahasti. Tee kohe ära, siis on tehtud ja... Ja siis on tal kohe ootamas miski siin ees. Jah, siis ta saab aru, et ta ei unustatud ära vahepeal. Jah, ei unustatud, aga välja ta igal juhul enne tähtaegselt ei saanud, mis viitab, et ta istub senimaani kinni. Igal juhul tema siis mõrva tellis ja väidetavalt ta siis kahtlustas, et Kuusik on politsei koputaja. Ja ta valis siis täideviijaks mehe nimega Margus Reidorf. Ja siis, mis oli eriti võigas, oli see, et Robert Pohlak oli siis ohvri ema sõnul matuseliste seas kirikus ja peielauas ja paljudel matuse piltidel. Nõnda siis kirjutas Tiiu Põld, meie armastatud Tiiu Põld Postimehes 99. aasta septembris, kui oli siis lõpuks alanud kohtupidamine Aleksander Kuusiku mõrva tellija ja täideviija üle. Ja seesama ema seal istungil siis palus, et kohus karistaks tema poja tapmise organiseerijat ja ka mõrtsukat väga rangelt. Riiklik süüdistaja Aro Siinmaa tegi ettepaneku karistada. Ja nüüd tuleb veel siin siis sisse Robert Pohlaku kirju elulugu, sest et tal oli seal see kohus oli seal mitme asja üle korraga, sest et ta oli ka üks esimesi Eesti pommiplahvatuse korraldajaid. Ma arvan, et väga paljud teavad seda case'i, kui seal Vabaduse väljakul lasti õhku, mis iganes see oli Estrevali või mis iganes mingi reisifirma kontor. Oli hea kunagi. Me ei ole seda siin kajastanud, aga see on hästi tuntud lugu. Ja seal oli ka Robert Pohlak oli siis seal taga. Niisiis, prokurör tahtis Pohlakule, kes oli toona 34 eluaegset. Ja prokurör ütles ka, et süü Kuusiku tapmise organiseerimises on tõendatud. Ja siis see kaaskohtualune Reidorf, kes oli 24, talle siis nõuti tapmise eest omakasu ajendili 15-aastast vabaduse kaotust. Nii et ma siis korra, Estonian Airi piletikassa oli see. Ma korra siis kiirelt räägin sellest pommiplahvatusest. See toimus siis 1993. aasta 26. augustil, kui siis Vabaduse platsil Estonian Airi piletikassa juures sai raskelt viga 3 inimest.
ohvrite seas oli väidetav allilma tegelane Aleksandr Siirak, hüüdnimega Taiwanets. Ja kuigi siis atentaat oli korraldatud Siirakule, pääses ta seekord šoki ja eluga, ent hiljem lasti ta muidugi ikkagi maha. Ja siis toona siis üritas linnuvabriku grupeering kaugteel juhitav pommiga tappa Permi kuritegeliku grupeeringu liidreid, kes siis plahvatusest pääsesid eluga. Ja Siinma siis nentis süüdistuskõnes, et Pohlak pani oma julma ja jõhkra teoga ohtu paljude Tallinna südalinna elanike elu, põhjustas mitmele firmale suurt kahju. Seda kahju muidugi pole tahtis välja mõista. Aga kui nüüd tulla Kuusiku juurde tagasi, siis prokurör arvas, et motiiviks oli see, et Pohlak oli Kuusikule võlgu. Ja ma vaatan, kas ma siin kordan äkki ennast. Et ühesõnaga, et Reidorf oli siis see, kes pidi selle asja kõik siis täide viima ja see asi ei olnud tal isegi väga palju omakasus, sest et raha, ma saan aru, Pohlak Reidorfile ei pakkunudki. Kuna Pohlak oli siuke autoriteet, siis ta tahtis mingit teenet hoopis heastada, mingit vana mingi asjaline lõhus. Ta oli küll lootnud ka raha saada, aga ta ei saanud, sest et kui oli käes tasumise tund, oli siis Pohlak Reidorfi üksnes kiitnud. Margusel on eksam sooritatud. Oh my god. Ja siis selgus ka, et samal ajal kui Pohlak ootas patareis oma kohust, siis ta muidugi hirmutas tunnistajaid, sundis neid kohtus valetama, väga paljud ka toimisid niimoodi ja üritasid Pohlakule alibit teha. Ja tal oli mobiiltelefon, mis tal siis lõpuks ära võeti. Pohlak ei leidnud, et ta oleks üldse milleski süüdi. Tema kaitsja taotles siis õigeks mõistmist. Ja Reidorfi kaitse väitis, et ärimehe tapmisel tema kaitse alusel omakasu motiivi polnud, mis minu meelest tuleb välja, siin mingit omakasu väga ei ole, kui lihtsalt siin hirmutatakse kedagi tapma. Aga Robert Pohlak kuulus siis linnuvabriku rühmitusse, kui see siin praegu välja ei tulnud. Ja eluaegselt ikkagi lõpuks ta ei saanudki, sellepärast et see sattus jälle sellesse aega, kus surmanuhtlus oli kaotatud, aga eluaegne veel polnud jõustunud. Aga ma tahan natuke rääkida veel siin, ma vaatan, kui põgusalt, põgusalt, Tartu allilmast üldiselt, et tegelikult see Aleksandr Kuusik oli päris kõva tegija Tartu allilmas, et mõjukamaks sõpruskonnaks pidas siis politsei nelikut, kuhu kuulusid Toivo Berg, Aleksander Kuusik, Robert Pohlak ja Valdis Aas. Aga kõige suurem autoriteet oli siiski Urmas Krosthalil, kelle üle käis kohus 1999. aasta kevadel. Ja kui ta 1997. aasta sügisel 37-aastaselt vahistati, siis mulle meeldib, et kus iganes väljendades ma olen seda võtnud, on siin kirjutatud, nimetas kohalik leht Postimees teda Tartu tasakaalustajaks. Tsiteerin, Krosthal on palju rafineeritumate meetoditega kui näiteks Toivo Berg ja tema kamp, ütles üks tema tuttav. Mitu tapmiskatset üle elanud Bergi on ajakirjanduses nimetatud Tartu allilma üheks tähtsamaks kujuks, kuid politseinike kinnitusel ei vasta see tõele. Berg on selleks liiga mõtlemisvõimetu, ütles üks endine politseitöötaja. Narkootikumide kasutamine pole talle hästi mõjunud. Aga Krosthal oli Aleksander Kuusikuga lapsepõlve sõber. Nii et ja tema siis Robert Pohlak tappis ja sai siis lõpuks siis 15 aastat vangistust siis nii siis selle plahvatuse kui siis mõrva eest. Ja pärast Kuusiku tapmist loomulikult siis Bergi suhted Pohlakuga teravnesid ja Bergi väitel saatis siis Pohlak tema abikaasale isegi kaastunde avaldusi mehe peatse ootamatu, kuid välja teenitud surma puhul. See on nagu oh my god. Aga Pohlak on ülimalt kirju elulooga vend, ma ei suuda isegi kokku võtta siin kõike seda, mida ta on korda saatnud, aga natuke siis anda veel ilmet sellele, millega ta praegu on tegelenud. Alates 2010. aasta märtsist kandis ta 8 aasta pikkust vanglakaristust, see jõustus 2012 aprillis.
See pidi lõppema 2018 juulis, aga pääses vabadusse aasta varem. Hiljem siis selgus, et Pohlak ja mees nimega Muni. Mis asi? Muni nõudsid ühelt 33-aastaselt mehelt ähvarduste vägivallaga üle 600 000 krooni. Kuriteo käigus kasutati ka seksuaalalandusi. Ja siin siis palun pange lastel kõrvad kinni. Süüdistuse järgi pane kõrvad kinni, Eva. Süüdistuse järgi nõudis Pohlak 2 miljonit krooni, ähvardades mehel fotod avalikustada ja nendel fotodel oli siis, ütleme siis niimoodi, et Harja Vars oli siis sisestatud kohta, kus ta ei peaks olema. Oi ei! Aga vägistamiskatses mõisteti ta siiski õigeks, see oli lihtsalt oligi nagu alandamiseks. Issand, kui vastik. Siis oli veel seal raske korra rikkumine, avaliku korra raske rikkumine, paari lähedal mingi rünnak, töökaaslase ähvardamine, vabanes siis uuesti 2020. aastal jaanuaris. Aprillis taas pahandustes ühes Jõgeva vallas Vana-Jõgeva külas tekkis ta noavõitlus. Ta oli läinud siis koos 34-aastase naisega, kes on siis tema, ma saan aru, abikaasa või vabaabielukaaza, ma ei tea, läks siis kuhugi külla raha välja nõudma, nuga oli kaasas, aga siis selle mehe poeg astus siis enesekaitsele, ma saan aru, vibuga. Ja siis nad said kõik selle omavahel viga ja Pohlak viidi ka haiglasse, aga loomulikult ta lasi sealt jalga, sest et ta teadis küll, mis temaga juhtub, kui ta kätte saadi. Kätte saadi ta 21. jaanuarist Viljandi-Tallinna maanteel ja 21 aasta mais süüdi mõisteti ta siis omastamises, grupiviisilises väljapressimises, ähvardamises ja 4 aastaks vanglasse, kus siis lisandus veel 2 aasta 4 kuu pikkune tingimisi karistus ja ta peaks vabanema 27 aasta mais, aga taotles juba praegu seda. Ja kohtu all oli siis toona juba ka tema abikaasa Anneli Pohlak, talle määrati siis tingimisi karistus. Ja see aasta polnud esimene, ta juba ka eelmise aasta augustis tahtis välja saada. Aga kohus lükkas taotluse tagasi ja tõi välja, kusjuures, et üks riskitegur on tema abikaasa, kellega koos nad on kuritegusid toime pannud ja tõenäoliselt hakkavad seda ka edaspidi tegema. Ja me räägime juba 60ndates aastates mehest. No asjad ikka ühendavad ju. Mis asjad? Asjad. Erinevad asjad. Väljapressimised. Erinevad asjad. Nii et wild story, aga Pohlaku enda pilti võite ka vaadata selles mõttes, et ta on siuke, kui sa ütled linnuvabriku grupeeringu tüüp, siis ta näeb täpselt siuke välja, nagu ma ütlen seda täiesti nagu neutraalselt, selles mõttes, et nagu minu meelest siuksed need linnuka grupi vennad nägidki välja, aga Kuusik oli siuke nummikas. Joo. Kuule, aga mina võtsin täna sellised lood, mida ma ise olen täiega või millele ma ise olen täiega kaasa elanud siin juba osadele forever ja mõndadele vähem. Ja kuigi ma olen üsna kindel, et meie kuulajad tegelikult kõik teavad neid lugusid, siis ma mõtlesin, et äkki neil oleks ikkagi põnev kuulda, mida meie neist arvame. Okei. Teeme väikse erandi selles, jah. Teeme väikse erandi selles, sest need on nii leged ja need on praegu päevakajalised ja siis ühesõnaga kindlasti on ka neid, kes ei tea veel. Ma usun. No okei, kui te ei tea, palun kommenteerige praegu siin all YouTube'is, et ei teadnud seda lugu. Jah, palun. Ja siis samal ajal ärge unustage vajutada seda notification'it ja subscribe'i ka, kui teile meeldib kuulata meie lugusid. Jah, like'i saab ka vajutada vist. Ja like'i ka, ja. Vajutage kõike ja kommenteerige kõike. Aga meie lähme minu suurte lemmikute juurde, kes on siis vennad. Taki, täida lüngad. Ja see on see Netflix või? Me nendes ja see oli Netflix. Ja kusjuures ma ei ole seda vaadanud. Sa ei ole vaadanud? Mul on lõpuks põnev. Sul on lõpuks põnev, okei. Ma ütlen sul kohe ära, et ega see Netflixi sarjas poistel veits kopsu üle maksa.
aga ei olnud päris üks ühele. Küll aga väga sarnane. Igal juhul 89. aastal siis šokeeris Ameerikat üks topeltmõrv, mille sooritasid siis 2 vaevu täisealiseks saanud noormeest. Mina 89. aastal, kui see toimus, olin natuke suurem kui pooleaastane jõmpsikas. mina 1 aastane. Fun fact. Oota, mis asi, 85 või? 89. Siis ma olin 5 aastane. No võt. Igal juhul Erik ja Lail Menendez olid siis vastavalt vaid 18 ja 21 aastased, kui nad siis ühel augustikuu õhtul oma väga fancy Beverly Hillsi Hairberry elutuppa astusid, kus siis nende vanemad, ema ja isa, parasjagu telekat vaatasid. Mõlemal poisil oli käes 2 raudsed püssid. Kõigepealt võtsid nad ette isa, kellele nad tulistasid otse kuklasse. Isa nimi oli siis Jose. Ja nad üsna valimatult ikkagi lahmasid nende relvadega seal niimoodi, et ema, Mary Louise, keda hüüti siis Kittiks, tema sai haavata, aga üritas minema roomata. Aga vennad siis hindasid olukorda, laadisid uuesti relvad ja tulistasid oma ema näkku ja nii suri ka tema. Pärast seda veretööd vabanesid siis Erik ja Lail veristest riietest ja mõrvarelvadest. Korraks nad mõtlesid, et neil on alibit vaja, et nad ostavad kinopileti, et siis väidavad, et käisime kinos samal ajal, meie ei tea midagi, aga siis said aru, et see oli ka nagu loll idee, sellepärast, et kui sa kinopileti ostad, siis seal on kellaaeg peal. Eks ole? Ja, üldiselt küll, jah. No võt. Ja joppas neil selles mõttes, et seda tulistamist keegi ei märganud, ei kuulnud. Nad jõudsid ise tagasi koju, vaatasid, vaikus on ja helistasid ise politseisse. Ja väitsid, et nemad jõudsidki koju ja leidsid ees siis sellise hulluse sealt. Vanemad on surnud ja veri igal pool. Uurijad tulid siis kohale, arvasid esialgu, et sellise jõhkra veresauna taga saab olla ainult maffia. Siin pole mitte mingit muud varianti. Robert Pollak. Ma just mõtlesin sama, et meil on täna nagu. Või Toivo Pärg, Keegi neist. Sest et Josel olid olnud mõned sellised kahtlased ärisuhted ja tegemised ja see tundus nagu uurijate jaoks loogiline. Aga ühel hetkel läks asi natukene kummaliseks, sellepärast et äsja vanemad kaotanud noorukid ei paistnud väga sügavalt leinavat, vaid nemad hakkasid hoopis siis seda vanemate raha laiaks lööma. Nemad siis võtsid endale 5 tärni hotelli pikaks ajaks toa ja sõid seal kaaviari ja jõid šampanjat ja tegid igasuguseid asju, ostsid mingit. No selles mõttes, et inimesed leinavad. Ja tõsi, Rolexi käekellad ostsid endale, autosi ostsid, kinnisvara 18 ja 21. Aha, okei. Siis Lail ostis endale 2 restorani. Wild. Ühesõnaga. Crazy work nagu. Nad läksid nagu lihtsalt nagu. Osta 1 restoran kõigepealt ja vaata nagu, kas sobib. Crazy work on osta 2 tükki korraga. Rolex, kaaviar, autod, sellest ma saan kõik aru nagu restorani. Igal juhul siis uurijad vaatasid, et kuulge, et midagi on nagu vist veits mäda. Et tundub, et ja võtsid siis vennad vahi alla. Ja asi jõudis siis kohtusse ja väga keeruline asi oli see, et kohtusse jõudis see case ainult tänu sellele, et neil oli psühhiaater, kellega isa nad kunagi kokku viis ja kellele nad tunnistasid siis üles, et nad tapsid oma vanemad. Ehk siis psühhiaatri need salvestused nendest sessioonidest olid need, mis nagu. Kas psühhiaater võib neid jagada või? Need võeti talt võimude poolt. Okei.
No see, ma mõtlen, et ma ei tea, kas siin on seesama nagu see Preestri pihitooli asi nagu. Kinda veits vist jah, aga igal juhul asi jõudis kohtusse ja poisid siis ütlesid, et kuulge, et see oli enesekaitse. Nad kordagi ei öelnud, et nad ei teinud seda, aga nad ütlesid, et see oli enesekaitse sellepärast, et nende vanemad väärkohtlesid neid. Seda osa ma olen kuulnud. Et või noh, ikka ma olen nagu üht-teist TikTokis näinud ja ma olen aru saanud, et seal oli jah see, et ikkagi väidetavalt siis oli väga suur mingi aastaid kestnud. Just. Jah. Just, et seal kõigepealt siis vanem vend võeti isa poolt ette, seejärel siis noorem ja vanem paralleelselt ja ühesõnaga see ema siis väidetavalt ignoreeris kogu seda olukorda ja teadis, mis toimub, aga ei teinud mitte midagi ja iga kord, kui mingi probleem oli parasjagu, siis ema võttis isa poole nagu. Õudne. Jah, aga esimese kohtuprotsessi vandekohus ei suutnud selles case'is kuidagi üksmeelele jõuda, nii et esimene kohtuprotsess läks nagu kind of aia taha. Ja teise kohtuprotsessi käigus ei võetud enamikku siis nende noormeeste väidetest oma vanemate kohta üldse arvesse. Ja 96. aastal mõisteti siis mõlemad eluks ajaks vangi, ilma võimaluseta siis enne vabaks saada. Ja mis mulle meelde tuli praegu, et mis minu meelest oli eriti cruel, oli see, et need vennad olid nagu sukk ja saabas. Reaalselt, nagu nad olidki nagu kõigest läbi tulkoos, on ju. Ja siis, kui nad eluks ajaks vangi mõisteti, siis nad jõudsid veidikene vangis istuda, kui nad siis viidi või lahutati, et üks viidi kuskile kaugemale vanglasse ja teine siis. See on väga-väga julm ja. See on nagu jah, päris siuke. Aga vahepeal siin nüüd oli või tuli ilmsiks ports uusi tõendeid, näiteks siis Eeriku ammune kiri oma sugulasele, milles siis sisaldub viiteid nende isa käitumisele. Ja nad siis pöördusid uuesti kohtusse, kui ma ei eksi, 2023. aastal ja muudkui ühesõnaga rõhutasidki seda, et isa kasutas neid seksuaalselt ära ja nemad käitusid siis vanemaid tappes just enesekaitse silmas pidades ja et kohus peab nende esitatud tõendeid selles osas ka arvesse võtma. Ja lisaks nad süüdistasid siis oma vanemaid, keda enam ei olnud, füüsilises ja emotsionaalses väärkohtlemises. Ja siis tuligi välja ka see Netflixi sari, mida sa enne mainisid ja sarja suhtes vennakesed ise väga kriitilised ja nende sugulased täpselt samamoodi. Aga kui sul on veel vaatamata, siis sa oled No sellepärast ma kohe sain aru, millest sa räägid, kuigi nimi ei tulnud meelde, et kogu aeg ta mul on seal sulle vaatamiseks, sest et Netflix teab, mida mulle meeldib. Ja, sulle meeldib, sulle raudselt meeldib nagu. Igal juhul Los Angeles prokurör George Cascon, ma arvan, et on see nimi, tunnistas siis eelmise aasta oktoobris toimunud pressikonverentsil, mille siis korraldasid nendes sugulased, hästi suure siukse pressika, et ükski kild sellest infost pole kinnitust leidnud, mis seal kirjas oli, et nemad ei ole veel hetkel valmis ütlema, kas usuvad või ei usu seda infot, aga nad ütlesid ka seda, et neil on moraalne ja eetiline kohus uurida kõike, mida esitatakse. Ja siis ta veel lisas, et kõigele vaatamata tema ei ütle küll, et algse kohtuprotsessi käigus midagi nagu valesti tehti, kui neid asju nagu arvesse ei võetud. No ma pole jurist. No jah, aga see, ma ei tea, ma ei olnud ka seal, aga see tundus veits nagu, neil ei olnud võimalustki teinekord. Et minu meelest peaks olema YouTube'is isegi olemas salvestused vähemalt esimesest protsessist, nagu päris kohtusaalist need salvestused, et keda huvitab võib vaadata. Ja Jose Menendezi õetütar Anna Maria
rääkis reporteritega ja ütles, et kui Laili ja Eeriku juhtumit arutataks täna, siia arvestades neid arusaamu, mis meil praegu on väärkohtlemise ja posttraumaatilise sündroomi kohta, et tal ei ole mingit kahtlust, et nende karistus oleks hoopis teistsugune, kui tollel ajal said, on ju. Ja siis ta luges seal veel teiste pereliikmete avaldusi, et ühesõnaga perekond nagu kujutad ette, et nagu nad tapsid oma ema-isa ära, aga sellegipoolest terve pere põhimõtteliselt on nende selja taga nagu. No mis ütleb juba üsna palju. Ütleb ju tegelikult, eks ju. Jah. Vot ja tattara, vaata, mis kella korra, liiga pikale ei lähe. Ma pärast võin selle kõik. Ja, kell on päris palju. Ma ütlen vahele, et Naasju käis just korra väljas, mis on väga suur edasiminek. Ühesõnaga nüüd alles mõned päevad tagasi oli, eelmisel nädalal vaadati siis seesama case kohtus uuesti üle ja määrati meestele vennakestele uus karistus, mis oli siis minimaalselt 50 aastat vanglas kuni maksimaalne karistus siis eluaegne. Ehk siis teoorias nüüd on nagu paberi peal kirjas see, et neil reaalselt nüüd teoorias on võimalik varem vabaneda vanglast. See on nagu teema, mille üle on viimased paar aastat kogu aeg mingi trall käinud, et kas saab või ei saa, on ju. Aga kindlasti see nagu ei ole mingi lihtne asi, mida teha. Kui nad on mingi 70-ndates. Erik kirjutas siis pöördumise, sest neil on Facebooki leht, mida haldab minu meelest Eeriku naine äkki, et see peab olema esimene samm, mis annab vangis istuvatele inimestele, kellel pole mingitki lootust, no äkki natuke lootust. Ja Lail siis seal kohtuistungil võttis videosilla teel sõna ja ütles, et mina tapsin oma ema ja isa, mingeid vabandusi ma esitama ei hakka. Siis ta palus oma perekonnalt andestust ja mõlemad vennad siis tunnistasid, et nad sooritasid midagi täiesti jõledat. Teod olid kriminaalsed, isekad ja argpükslikud, ei mingeid vabandusi, ei mingeid õigustusi sellele, mida tegime. Ühesõnaga, aga miks ma siia saatesse nad tappisin, tegelikult see põhjus oli see, et kui nad kinni pandi, siis see, mis toimuma hakkas, oli ju täiesti pöörane. Nad mõlemad said ju lademetes kirju. Täiesti hullunud naistelt. Kusjuures minu meelest, kui ma ei eksi, siis ühele vennale üks naine sai natukene saatuslikuks, sest et nad hakkasid telefoni teel vanglas suhtlema. Ja siis juhtus selline tore asi, et see naisterahvas lindistas kõik nende kõned. Ja müüs ajakirjandusele? Minu meelest kirjutas raamatu vist sellest. Okay. Aga same põhimõtteliselt. Ja nad tegelikult ka on siiamaani vanad mehed juba, aga minu meelest nad on siiani jumala hotid. Ja juhtuski niimoodi, et meil sai tegelikult saate põhiosa praegu täis. Upsi teisi, meil tuleb siis teine osa, ma saan aru, lummavatest. Järelikult. Aga meil on ju Patreonid. Meil on Patreonid, keda me ei unusta mitte mingil juhul. Mina mõtlen praegu, et ma äkki teen selle hoopis boonusesse, sest see oli mul üsna lühikene ja ega ta ei läinud ikka väga sellesse teemasse, nii et ma otsin midagi uut ülejärgmiseks korraks, sest järgmine on kuulajate kord. Ja meie patreon.com/kikimoorid annab teile suurepärase võimaluse saada kätte meie saated varem. Tondiahile võiks nüüd ikkagi minna, kuigi on valge nagu juunis. See valgus ei kuule, kui nad suga käivad autoga trippimas, siis come on. Et igal juhul nüüd võiks olla ühel inimesel rohkem aega, kes varem oli töösse mattunud ja läbi põlenud. Aga igal juhul tondijahid nädal aega varem koos live vaatamisega, meie saatemärkmed, meie soovitused, meie uudised, saate valida, saate teemasid. Nüüd tuleb mainida ka koduvideod. Igast asju saab seal ühesõnaga, aga kõige olulisem on see, et teie toetus aitab sellele saatele elus püsida ja täiesti sõna otseses mõttes. Ja aitäh teile ka nimeliselt, see käib ka kaasas sellega, kui te meid toetate.
Aitäh vippkülmaväristajad Indrek, Keit, Mumm ja Poltergeist ja Pillerin. Aitäh Kikide sõber Kodutute uudised ja aitäh külmaväristajad Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell koos lillekese emojiga, Krissu, Diana from the moon, Elin, Elizabeth, Endre, Erika Edlin, Erki, Frida, Kathy, Grets, Heili, Helen, Heleri, Hundiplika, oh boy, Hundiplika No. käpajäljed, sinine liblikas, sulgudes süda ja siis sinu poole pointiv näpp. Ilona, Iiris, Janerin, Jaks, Joss ja Jörgen, Kadi ja Oliver, Kairi kummituse emojiga. Ja aitäh Karena, Karina, Katt Austraalia, Kati, Kats, Kelli, Y-iga, Kerli, Kersti, Ketrin, Krattu, Kretsu, Kristin, Krista, Kristel, Kristi, oota, ma saan hakkama. Kristin, Kätlin, Liina, veel üks Liina, Malle, Mariette, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Silvia, Tondiste, Valge Siil, Virastus. Oota, ei olegi Virastust. Valge Siil, väike, Ülo, Maiken, jah, vot nii. Suur aitäh teile, vaatame, kas südamed ka tulevad ja we love you so many, so very many. Aga siis teatud seltskonnaga me läheme siit edasi boonusosasse, mis on ka asi, mida Patreonis saab kuulata ja kui sa kuulad Spotify's, siis sa kuulad väikest teaserit sellest minu loost, aga Heidil on ka lugu, nii et see ei lõppe seal ainult sellega. Aga kõikidel teistele me soovime mõnusat nädalavahetust, kui palavus on see ja päike on see, mis teie jaoks on mõnus, siis ma ei tea, nautige, aga kui te isegi ei naudi, siis vähemalt püsige kõvedad.